eluringi aed või nagu palju nimetatakse saaduse ring, eluratas. Et sa justkui sama asi, käid kogu aeg ringiga, aga tegelikult iga hetk see muutub. Nii vaatenurk, sa näed ühte asja, aga sul muutub nii vaatenurk kui ka elu hakkab mööda minema iga hetk edasi. Ja kui sa üleval vaatad, siis sa oleks nagu Pojengi õie sees. Et see on nagu kollane tolmukad ja need punased põõsad oleks nagu kroonlehed. Aga sel aastal on igasugused muud asjad on vaata natuke niimoodi varasemad olnud, et kas see Pojengide puhul on ka või? Sa mõtled õitsemist? Jah. On küll jah, vaata need esimesed Pojengid, kollased, Claire de Lune läks ju oluliselt parem õitsema. Aga me arvasime, et juuni alguses see jääb, aga läks varem, külma laine hoidis nagu tagasi, siis enne seda oli soe jälle, siis nad läksid varem. Korra me arvasime, et sel aastal need Pojengid enne jaanipäeva kõik õitsevad ära. Aga siis tuli välja, et külmalaine hoidis tagasi. Põhimõtteliselt see tood tuppa, paned võib-olla külma, paned vaasi, paned jahedasse kohta, 2 päevaga avaneb ja vaasis püsib siuke nädal, isegi 1,5 nädalat venitab välja. Aga kui sa päikse kätte ta paned, siis ta läheb natukene kiiremini. Et õitsemise oleme niimoodi paigutanud, et on varajased, keskmised ja hilised, et igas perioodis oleks olemas. Et kõik Pojengid korraga ei õitse paraku. Tuled jaanipäeval, siis näed seal kollaseid, punaseid, roosasid. Tuled pärast jaanipäeva, siis juba hilisemad sordid on ja valged, veel keskmised roosad õitsevad. Üks klient üks päev rääkis, et teil on nii hea aed, et ei pea üldse tööd tegema, kõik on nii hooldatud. Siis ma ütlesin, et jah, et me lõpetame õhtul 9:30, et see on meeletu rohimine ja niitmine, et teil oleks ilus vaadata.